tervist, et tasapisi on kevad kätte jõudnud ja siin nüüd eile hakkas kõvemat sorti õietolmu tulema ja mõtlesin siis, et teeks siukse videoseeria või ühe pika videona, ma ei olegi tegelikult suutnud veel otsustada, et seisan praegu siin ühe huvitava pere juures endal, et see on 23. aasta Prantsusmaalt siis sisse imporditud 100% veessa pukvast ema. Ja miks ta just huvitav on ta see, et sellel sügisel läks ta talvituma ülitugevana, kus tegelikult täna on ta nii-öelda veel ülitugevas seisus ja mõtlesin siis uurida ja tegelikult ka näidata, et siuke teada-tuntud tõdemus inimeste seas on, et ega need veessa pered nii-öelda toodangut ei too või ei korja, et siis mõtlesin, et teen aasta ringi nii-öelda selle perega. Ühtlasi läks siis talvituma ka ilma lestatõrjeta, et selles suhtes 100% VSA siis tähendab, et teoorias peaks ta siis suutma talvituda ilma lestatõrjeta. Ja muidugi 100% kindel ei saa ma olla, sellepärast et teste ma ei ole teinud, aga sugupuu järgi võiks nagu eeldada, et see 100% on. Kuigi nagu teada on, siis Prantsusmaal võib see VSA koefitsient 100 olla, siis tegelikult võib-olla siin Eestis see nii suur ei ole. Aga sellel aastal ma ta niimoodi talvituma jätsin ja tegelikult saamegi nagu vaadata, et ma ei ole nüüd tegelikult selle pere juures paar nädalat käinud, et viimane kord sai käidud märtsi keskel ja vaatamegi, mis ta siis endast kujutab siin praegu. Et pere on siuke korralik pomm ikka ja tegelikult talvituma läks ta suhteliselt sarnase suurusega, et nii-öelda kui põhjade puhastamine sellel perel oli, siis tegelikult langetist oli nagu ülivähe ja see nagu näitabki, et elu jõulisusele on see nagu ülimalt positiivne. Mida me siis täna teeme, et kuna ma näen, et see pere on nii-öelda ülitugev, ülihea antud hetkel, et tundub siuke positiivne pere, siis kindlasti ma tahan seda pere seasta vageldada ja saarele paaruma viia ja ilmselt ma tahan ka nii-öelda kunstseemenduse või kunstseemenduse ei ole võib-olla õige öelda, et hiljem seemenduse jaoks leski saada augustikuus kui varem, siis paneme täna leseraami sisse, et see pere hakkaks võimalikult vara leskesid kasvatama ja kui mul suve jooksul leske vaja oleks, siis mul oleks nii-öelda võtta. Vaatamegi, siis teeme pere lahti. Proovime üsna kiiresti teha, sest tegelikult mesilased ise veel ei lenda, kuigi temperatuur on korralik, aga siin ei ole siuke päris head päikesevalgust. Et vaatame, mis seisus on. Ja selle leseraami tegelikult ma tahan panna audme kõrvale. Audme ja meevöö kõrvale äärde. Ja seda peret ma lahti ei ole võtnud, et siis on see klassikaline teema, et puitkorpustel, et suhteliselt korralikult on raamid talvega kinni. Et see pere tegelikult oli mul eelmine hooaeg ka, aga ta 23 vastu 24 hooaeg sai korraliku lesta kahjustuse vanade mesilaste tõttu ja eelmine aasta siis ma nii-öelda kasutasin teda hindamiseks. Nii-öelda hooaja lõpuks ta siis kasvas piisavalt suureks ja oli heade näitajatega, et sellel aastal ma tahan teda kindlasti vageldada ja nii-öelda proovida siis edasi aretada. Nagu näha on, siis mesilane on rahulik. Natukene võib-olla siplemist on, aga eks see on ka hooaja eripära antud momendil. Ja see on nüüd kinnine haue, et kuna tegelikult temperatuur on praegu siuke 10 kraadi, siis ma seda raami väga kaua käes ei hoiaks, aga tundub, et toit on korralikult. Ja mulle tegelikult see üldine perepilt väga meeldib. Vaatame, kas me ka mesilase emasid
kuskilt üles leiame kähku. Et tegelikult selle leseraami oleks ma saanud juba sisse panna, aga vaataks ka nii-öelda pere üldist. Et praegu oli hauet on siuksel, siin on lahtist hauet, et hauet on juba tegelikult siuksel päris korralikult pea 4 raamil. Loomulikult ei ole need täis ja siit tegelikult algab juba samamoodi sööt. Et tundub, et tegelikult siin perel on veel hauet all ka, sellepärast et tundub, et ema on all, sest üleval me ei näinud. Aga siit nüüd saamegi, et kuna sööda hulk on päris korralik siin peres, siis me saame ühe raami ära võtta siit äärest, siukse tühjema raami. Vaatame, et mune ei oleks. Mune sees ei ole ja võtangi selle sama raami, et see on siuke poolik raam. Panen selle leseraami siia kõrvale. Huvi pärast tegelikult tahaks vaadata ka, mis seal esimese korpuse keskel toimub. Et proovin hästi kiiresti teha. Hetkel nagu näha on, mesilane on ülirahulik. Mulle väga see meeldib. Et nüüd ongi huvitav näha, et see mesilaspere on hooajaks ikkagi väga valmis. Et kas ta selles suhtes ka korjat toob ja tegelikult millised selle oma tütred lõpuks on. Et see saab nii-öelda huvitav väljakutse olema ning ka huvitav vaadata. Ja nagu ma ennist ka ütlesin, et suure tõenäosusega on emaga siin ema all. Et siin ilmselt on juba, julgeks väita, et 5-6 raamil, kui mitte rohkem hauet. Et ma seda rohkem lahti kiskuma ei hakka. Et kui raami tagasi panen, siis võtan ema vaikselt näppude vahele. Panen külje peale, et ma raami panekul ei vigastaks teda kuidagi. Ema läheb vaikselt tarru tagasi. Korpus peale. Selles suhtes, et siukse mesilasperega on ülimõnus mesindada. Näha on, et mesilane ei voola. Mesilane teeb tööd, on raamide peal. Ma olen siin tegelikult natukene aega juba nii-öelda kobistanud. Näha on, et mesilased vaikselt lendavad, taru peale ei uju. Panen kile peale, muud vajalikud asjad. Katus peale ja jäämegi ootama siis nii-öelda järgmist korda. Et järgmine kord nüüd ilmselt, kui nüüd midagi ei muutu, siis tegelikult võikski olla juba esimene laiendamine. Et eks tuleb nüüd ilmataadil otsa vaadata, et siin praegu lubab nädala aega ilusaid ilmasid, aga tegelikult siis lubab ka külmemaks minna. Et nagu trend näitanud on, siis siin võib veel varsti lund hakata tulema ja kes teab, mis siis veel juhtub. Kui tekib nagu küsimus, et miks ma selle pere valisin, siis seda pere ma ei valinud nii-öelda mitte suuruse hullustamise pärast. Et jälle näidata, et kui kõvad mesilaspered mul on, ei seda mitte, et sellist mesilaspere ma arvan, et mul ei ole nagu mitte kunagi olnud. Aga lihtsalt nüüd huvitav ongi nagu vaadata, et ütleme niimoodi, et linna peal vahepeal käivad nagu legendid või ma ka olen nagu ise mõelnud, et kui mesilane on hästi geeniline ja tal nii-öelda see VSA koefitsient on hästi kõva, hügieen ja VSA muidugi ei käi käsikäes, et need on nagu erinevad asjad, aga sellegi poolest, et kas see mesilaspere siis nagu toodangut ka toob või ta ongi lihtsalt nii-öelda hea mesilane, kellega on mõnus mesindada, aga nagu toodangut ei too. Et tegelikult nüüd sellel hooajal ongi huvitav näha, et kuna see on selle grupi ja tegelikult terve mesila kõige suurem pere, et kas ta siis hooaja lõpuks ka tegelikult kõige kõvema toodangu toob. Et muidugi jällegi siin võime rääkida sellest, et kas tõuperesid on mõtet ajada nagu nii suureks, et tegelikult eks ma seda hooaja peale peangi nagu mõtlema, et kui ma ikkagi näen, et see on suhteliselt ideaalne mesilane, et tema geneetikat ma tahan nii-öelda edasi aretada, et siis ma tõenäoliselt pean hakkama selle mesilase ema munemist lõpuks piirama.
et lihtsalt, et ühel hetkel mesilase ema nii-öelda tühjaks ei muneks ennast. Aga noh, see nüüd juhtubki, et seda ma saangi nüüd vaadata nii-öelda hooaja käigus, et kas ma pean piirama või mitte. Et juhul, kui ikkagi tema tütred ka head on, mis muidugi selguvad nii-öelda järgnevatel aastatel, siis tegelikult selline mesilase ema on kindlasti kulla hinnaga. Aga noh, eks seda tulevik nüüd näitab ja eks me siis nii-öelda üheskoos hooaja lõikes saame nüüd seda näha ja otsuseid vastu võtta, aga sellegi poolest tšau. Viimane kord sai siis siin käidud 2 nädalat tagasi, et panime selle leseraami siia sisse ja vaatame siis, et kuhu see pere täna jõudnud on, et põhimõtteliselt nüüd on see periood käes, kus ilmad on ilusad, siin lubab üle nädala isegi üle 20 kraadiseid soojasid, et see tähendab seda, et korralik korje tuleb peale ja korralik areng perele. Et vaatame, paneme täna talle laienduse ja vaatame, mis sellest leseraamist saanud on. Ma arvan, et see leseraam on juba suhteliselt korralikult üles ehitatud, aga kohe saame ka vaadata. Siin ongi tegelikult näha, et juba on kinni hakatud kaanetama, et siuke korralik raam. Äärde on mett toodud ja sisse on munetud. Vaatame, mis siin natukene edasi ka, mis siin nagu toimub. Ilusti suira toodud, nektar on juba sees, siin need hilisemad pajud nüüd kõik õitsevad või on õitsema minemas. Ja tegelikult täitsa huvitav, et nad ema on siin nektari ja suira raamide peal. Et nagu puhkaks või. Ei, tegelikult on sisse munend, et ta on siin munemas praegu. Ja siin on juba haua. Korralikult hauet. Nende Prantsusmaalt ostetud emadega muidugi huvitav tähelepanek on see, et nad ei tee kupualgeid millegipärast. Et kas selektsiooni käigus juba praagitakse sellised emad välja, kes kupualgeid hakkavad tegema, et võib nagu eeldada. Et ma olen siin neid Prantsuse emasid juba 6 tükki ostnud 2-3 aasta jooksul. Ja ikkagi huvitav nüanss on, et kupualgeid ei ole. Aga see pere on selles suhtes laienduseks valmis, et panen selle leseraami tagasi ja kuna mul on plaan, et enamus tõuperesid, mis mul on, et panen langstrat korpuste peale, et miks langstrat korpuste peale, sellepärast, et nende pere üldist nii-öelda suurust on parem hinnata, pere audme välja on parem hinnata, kui on nagu kõrge raam, et tõuaretuse mõttes on nagu kõrgem raam parem. Et kui ma kunagi Farrariga alustasin, et siis ma ei mõelnud selle asja peale, et ma kunagi sellise asjaga tegelema hakkan täna ja siis ma täna nüüd peangi nii-öelda natukene asju ümber mängima. Ja ega siin sellel perel ongi lihtne, et kuna ilmad on soojad, ja lubab veel ka siin pikalt sooja, siis siia ma lihtsalt panengi selle langstrat korpuse peale. Et kui oleks külmem aeg ja see on ikkagi niivõrd suur pere, nagu te juba enne näinud olete, et siis ma oleks ta pannud alla. Aga kuna ilmad on praegu soojad, panen ta niimoodi, panen pere kinni ja põhimõtteliselt nüüd ongi, et ilmselt nüüd ma tulen
vaatan, mis need ilmad teevad, aga suure tõenäosusega sihuke 10-12 päeva pärast tulen tagasi, siis suure tõenäosusega, või noh, mitte suure tõenäosusega, ongi ema on siia üles langstroti munema tulnud, selle langstrot korpuse tõstan esimeseks, panen ema lahutusvõre peale ja siis põhimõtteliselt ongi, et hindan seda ema plussis nagu nii-öelda tulevased laiendused. Aga ma arvan, et selleks korraks ongi paslik. Tšau!